Nagu te aru saite, siis mind kaaperdati, et see, kes siin teile just etteaste tegi, et see ei olnud Andro Mänd. Nii, aga ruumiloome Kompetentsi Keskus tundub, et asi, millest on 100 aastat räägitud ja peaks nagu asjad korras olema. Et just enne seda tänast konverentsi eile vaatasin, et aastal 2020 vist oli kõige esimene analoogne üritus, siis ma vaatasin, et mis mu siis see ettekanne siis oli. Ja mis siin salata, et natuke nukraks tegi see, sest mitu aastat on möödas ja ikka on kõik nii nagu enne. Meil on iga aasta, me räägime, tegelikult põhifookus on ikkagi kvaliteet. Ta on erinevate nurkade all ja tõsi on, et tegelikult tuleb Jüri Rassile ja Ivo Jaanisule tegelikult tunnustust avaldada, et see ehituse pikavaate dokument tegelikult, mis oli vist eelmine aasta või oli ikka see eelmine aasta allkirjastati, et see on ikkagi kõva samm edasi, aga kui me vaatame seda, mis põllul toimub, siis me näeme, et kurat, ikka on nii nagu siin paar aastat tagasi, et midagi ei ole muutunud. Aga nüüd on niisugune teema, et me siin päeva otsa istunud, väga huvitavad ettekanded olnud ja esinejana see on üsna halb alati, et siis hakkad oma ettekannet ümber tegema. Kuna slaidid olid Avele juba ära saadetud, siis ma slaide muuta ei saanud, nii et ilmselt pilt ja jutt võib-olla enam ei lähe kokku ja võib-olla ma natukene siin puterdan ka, sest üritan nii-öelda improviseerides mingeid asju. Aga võib-olla siin oli päeva esimeses pooles oli teilt mitmeid asju, mille ma sooviks ka natuke võib-olla rohkem tähelepanu pöörata või vastata, et siin Ivo, ma teda küll enam ei näe, ehitussektor lahkus. No näed, et sa tõid selle Pärnu näidet mitu korda ja ma olen täiesti nõus ja see tegelikult näitab seda ebakompetentsust, mis tegelikult Eestis tellijate, just kui ma räägin avalikus sektoris on, Kati ja Mihkel, et ma RKS jätan praegu välja, et selles, et te olete eraldi selles arvestuses Eesti Vabariigis. Aga kui me vaatame omavalitsuse kompetentsi, siis Pärnu sildega esimene hange luhtus ju selle tõttu, et ega tellija ju ei kuulanud teisi osapooli, et kui hankes osalejad palusid, et andke meile lihtsalt hanke jaoks natuke rohkem aega, siis linn keeldus sellest ja mis tähendas seda, et mitmed osalejad ei tulnud sinna üldse pakkuma. Ja teine, mis on Eestis valdav, et me elame endiselt niisugusest nõukogudeaegsest karistamiskultuuris, mida on ka siin täna juttu läbi käinud korduvalt, et me mitte ei premeeri inimesi, vaid me karistame inimesi. Ja minu meelest seesama sild, ma ei tea, Ivo, sa võid täpsustada, aga seal oli minu kas trahvid olid 10 miljonit vist või. Ja aeg oli väga lühike antud ja kui sa tead, et see on väga keeruline objekt, jõkke ehitamine, ja Pärnu jõgi ei ole Emajõgi või Pirita jõgi, see on veerand kilomeetrit lai jõgi, et selles mõttes, et tegelikult see omavalitsus on üksi jäetud, siin peaks tegelikult riik üldsegi väga jõuliselt abis olema sellise asja tegemisel, see pisku, mis riik annab, et see on liiga vähe sellise omavalitsuse jaoks. Aga mis siis oligi, et kui kirjutatakse niisugused trahvid sisse, tähtajad on juba tundub, et ebarealistlikud, ma usun, et siin kõik need ehitusettevõtted võivad ütelda, et nad kirjutavad selle sinna hinnapakkumise sisse. Ja esimene pakkumine läkski minust 10 miljoniga lõhki, et sealt võiks nagu mõelda, et kus see probleem oli. Tuli teine hange, algas sõda, hankes osalejad palusid, et paneme sisse terase indekseerimise. Linn keeldus sellest. Ja mis siis sai? See hind oli juba läinud veel mitukümmend miljonit ülesse. Et siin tegelikult, ja paraku me näeme, et neid hankeid koostavad inimesed, kellel ei ole pädevust. Ja see on nagu niisugune läbiv probleem. Ja samas see on objekt, mis jääb sinna ilmselt, vähemalt, ma pakun 50-100 aastaks ja see mõjutab seda linnakeskkonda väga jõuliselt seal. Ehk siis jah, et võib-olla nüüd kokkuvõtvalt seda, et me peaksime liikuma soomlaste eeskujul karistamisel, premeerimisele ja see aitab juba tuua seda hangete lõhkiminekut allapoole, et ehitusettevõtted ei ole kohustatud nagu oma neid trahve sinna sisse kirjutama. Nii, aga nüüd, enne kui ma siin edasi lähen, siis mul on ka Ivo, sinu käest ma küsin niisugust asja, et mis on hoone rajamisel peamine eesmärk? Kuidas? Parim elukeskkond. Tubli.
midagi ikka aga samas ma tsiteerin nüüd siin täna hommikusest siin paneelist, et arhitektuur on tehniline küsimus. Selles mõttes, et ma pigem ütleks, et me aeg-ajalt kipume segi ajama vahendi ja eesmärgi, et kuhu me tahame jõuda, et see eesmärk peab olema see, et me tahame saada parimat elukeskkonda, mitte see, et me saame kuidagi hästi odavalt ja kiirelt asjad läbi viia. Et kui me vaatame, teie majast tuleb ju see ehituse pikavaate dokument, on nii? Nii. Me peaksime vaatama asju 50 aasta perspektiivis, 100 aasta perspektiivis. 50 aasta pärast ei oma see mitte mingit tähtsust, kas see objekt valmis 2 kuud hiljem, pool aastat hiljem, võib-olla aasta hiljem. See ei huvita mitte kedagi. Kas eelarve läks üle, ma ei tea, 5%, 10%? Ütleme nii, et ma praegu ei väida, et ma õigustan, et eelarved lähevad üle, ma ei õigusta seda kindlasti mitte, aga 50 aasta pärast mitte kedagi see ei huvita. Aga see elukeskkond, mille see hoone loob, see on 50 aasta pärast olemas endiselt ja see endiselt mõjutab seda asja. Ja tegelikult kõigi nende hangete puhul tuleb nagu mõelda pigem, mis on meie lõppeesmärk. Meie lõppeesmärk on see, et meil on kvaliteetne elukeskkond. Et aeg-ajalt mulle tundub, et need diskussioonides kipuvad need asjad võib-olla natukene segi minema. Aga eks tegutseme selle nimel, et mis siin ikka. Aga vaatan korra. Nii, aga tulles nüüd tagasi teema juurde. Ruumiloome kompetentsikeskus. Ehk siis kellele, milleks ja kuidas on see seotud hangetega. Nii, tehnika jukerdab. Ja siin veel, kusjuures siin hangete juures Kadri Matteus vist oli, ma ei tea, kas ta on veel saalis. On, väga hea. Sul oli väga hea küsimus, kuidas seda kvaliteeti tagada ja paraku mitte keegi ei ole täna siin õhtu jooksul maininud seda, et Eestis on täitsa üks meetod olemas, millega kvaliteetseid hankeid läbi viiakse. See on tegelikult üsna laialdaselt kasutatav, ka RKS kasutab seda väga hästi. See on avalikud arhitektuurivõistlused. Me näeme tegelikult, kus sul ongi see, et sul on ikkagi hinnatakse seda kvaliteeti, mida me siis loome 50 aastaks, 100 aastaks, et ka nii-öelda meie lastel oleks see elamisväärne elukeskkond oleks olemas. Ja ma võin ütelda, et Arhitektide Liidust eelmine aasta käis läbi umbes 30 avaliku arhitektuurivõistlust. See teeb praktiliselt iga 2 nädala tagant läheb üks võistlus läbi, läheb välja. Ja ma võin ütelda, et nende, aeg-ajalt on vaidlustusi, aeg-ajalt on probleeme, aga see jääb ikkagi sinna, ma ei tea, 0,1% piiridesse. Ja kusjuures, mida siin täna ka, see sama Soome paneel, mida me kõik kuulsime, Samuli näitas oma töid, kõik asju, siit tegelikult ei tulnud välja see, et jah, soomlased teevad oma alliansmudelit, aga üldiselt eelneb sellele avalik võistlus, ja allians tuleb pärast seda. Ja Samuli Woolston ütles, et kõik nende objektid on eelnevalt tehtud läbi võistluse ja siis minnakse alliansi. Just seesama teema, et eesmärk peab olema see, et me saame kvaliteetse elukeskkonna, et me ehitame tegelikult 100 aastaks, et see perspektiiv peab olema natukene laiem, et me ei tohi vaadata, siin heideti ette, et miks meie kõik käib valimiste rütmis, et niisugune 4-aastase rütmiga käib kogu see ehitusprotsess. Et tegelikult me ka hankijatena peame tegelikult me ise käitume samamoodi, et me lähtume hästi lühikesest perspektiivist. Aga ma ütlen veel kord, ma ei ütle, et allians on halb, ma lihtsalt ütlen, et seal on teatud nüansid, millele tuleb tähelepanu juhtida. Nii, aga läheme natuke edasi, muidu ma jään aja ette. Küsimus nüüd sellele sama eelnõu jutule, et kes kaitseb Eestis avaliku huvi? Jüri, sina ikka võid vastata, Jüri Räss. Selles mõttes, et sa oled sellega kogu aeg tegelenud, ütleme, et teie majas tuleb väga häid dokumente välja, et ma loodan, et need lihtsalt rakendatakse ka rohkem. Inimene, tellija, avalikkus. Avalikkuse silm peaks peal olema, aga kes need avalikkust esindavad, võib-olla ka ministeeriumid, ametid, rahvas. See tuli nüüd Ivo poolt juba.
Või on sul mingid muud head ideed, et ma ei näe su peakulu sisse? Ei, ma pigem mõtlen sellele, kui sa mõtled Eesti ühiskonna peale, et kes nagu seisab avaliku huvi eest, et me kõik saaksime niisuguse kvaliteetse hea elukeskkonna. Kes on see? Aga kui ma ütlen, et kui seda ei olegi praegu? Tupli. Ei, selles mõttes, et see on küll naljakas, aga see tegelikult on suur probleem, et ega kui me mõtleme praegu ka, et siin saalis on arendajad, siin on ehitusettevõtted, siin on arhitekte, et millal oli viimane kord, kui te loobusite oma ärihuvist nii-öelda avaliku huvi kasuks. Ja ma ei mõtle, et umbes sunduslik, et kohalik omavalitsus ütles, et nüüd tehke nii, vaid kui te nagu ise mõtlesid, et okei, pagan, et siia saaks teha ilgelt hea elukeskkonna, kui ma nüüd, ma ei tea, teeksin nii ja nii ja nii. Ma usun, ega selles mõttes, et siin peavad ka arhitektid otsa vaatama, et see on tegelikult kõigil niisugune suur puudujääk. Ja tegelikult, ja nüüd me jõuamegi selle Soome alliansi juurde, et jah, toimib. Aga mis on Soome meie erinevus ja mida me peame kindlasti silmas pidama, kui me asja hakkame üle võtma, ongi see, et Soomes on hästi tugev avalik sektor. Ehk siis Soome omavalitsused on korralikult rahastatud ja nad on tugevad. Ja siis, ehk siis omavalitsus ongi see, kes seisab avaliku huvi eest, mida me Eestis, me ei näe seda. Ja vaata, see ongi see probleem. Ja nüüd ma jõuan sinna selle pealkirja juurde, on see sama ruumiloome kompetentsikeskus. Et miks me peaksime sinna jõudma või miks me seda vaja on? Nii. Jah. Nii, oota, aga küsin veel, kes siin omavalitsusega hästi tihedalt suhtleb? Mihkel Mäger, tagareas. Sina suhtled kõigi omavalitsustega. Oskad sa ütelda, palju on Eestis kõigi omavalitsuste peal kokku volitatud arhitekte ametis? Umbkaudu. Okei, natuke võid juurde panna. Aga no ütleme, suund on õige. Ehk siis meil on Eestis 79 omavalitsust ja kõigi nende omavalitsuste peale kokku on 25 arhitekti, kellel on volitatud kutse. Ja nendest 25-st 5 töötab Tallinnas, ehk siis muu Eesti peale jääb 20 inimest. Ja see tähendab seda, et tegelikult lõviosa omavalitsustest, selles mõttes, ja see on ainult arhitektid, insenere omavalitsuses praktiliselt ei ole ühtegi. Et ja ma ei hakka rääkima ehitusprojektijuhtidest ja kõigest, aga ütleme, et neid ei peagi seal kõikjal olema, ega arhitekte ei pea kõikjal olema. Aga see lihtsalt näitab seda, kuhu me oleme jõudnud, et tellijal puudub endal kompetents üldse ruumi otsustes kaasa rääkida. Et me lihtsalt lähtume sellest, mida poliitikud ütlevad, et näed, et ma ei tea, et teeme nüüd seda, et mingi Riigikogu katusraha tuli või. Aga kuhu me tahame jõuda pikas perspektiivis, need üldplaneeringud, mida praegu tehakse, need paned paika meie arengu 20 aastaks. Ja häda on selles, et see omavalitsuse ametnikud isegi, nad ei oska nõuda, mis seal peaks olema, kui nad seda teenust sisse ostavad, enamus, praktiliselt mitte ükski neist ei suuda seda ise teha, mõni üksik ainult. Ja ütleme nii, et see planeeringu tegija võib neile ükskõik mida rääkida ja nad võtavad selle vastu, sest nad ei saa aru sellest, nad ei oska seda hinnata. Ja miks see nii, see ei ole nii olnud? Me oleme jõudnud tegelikult madal seisu viimase 30 aasta jooksul, see on niisugune kõver alla nii-öelda spetsialistide väljavool omavalitsustest. Nii, siin on aasta 1990. Slaid on inglisekeelne, vabandan, ei jõudnud siin tõlkida kõiki asju. Aga siin on linnastruktuurid, enamus Eesti omavalitsuse struktuur. On linnapea ja abilinnapeade levelil või tasandil oli linnaarhitekt kõigis suuremates linnades, ka Tallinnas. Tõsi, oli variatsioone, mõnel pool ta oligi abilinnapea, mõnel pool ta oli lihtsalt, ta kuulus nii-öelda linnavalitsuse kabinetti, ehk siis ta oli seal istungite juures ja ta sai linna arengut suunata. 90 keskpaigas hakkab see asi muutuma. Praeguseks on tegelikult, 90 keskpaigast liiguvad nad aselinnapeadest osakonnajuhatajateks, praeguseks on nad liikunud enamus omavalitsustest lihtsalt ametnikeks, kes menetlevad, ehk siis neilt ei oodata enam mingit arenguvisiooni, ehk siis mõned linnad on erandid, aga see on ka see tulemus, miks enam ei minda omavalitsuse tööle. Ja siin on nüüd teine graafik, et kõik suhtuvad sellesse, mida ma ka täna siin täheldanud, et arhitektid, nad teevad mingit kunsti, teevad fassaadi, me teame küll, kuidas kõik muu paika panna. Et see tundub niisugune, et see on midagi väga lihtsat.
aga kõik teavad, et arstid on need, kes õpivad kaua, kurat, nad on targad. Aga näed, siin on nüüd üleval on arstiks saamine, all on arhitektiks saamine, selleks, et sa saaksid kõige kõrgema arhitekti kutse. Arst ja arhitekt mõlemad, minimaalselt 5 aastat ülikoolis. Siis arsti tuleb see 1 aasta praktika ja siis on residentuur vastavalt erialale. Arhitektil samamoodi 5 aastat ülikoolis ja siis hakkab tulema, sul on 3 aastat minimaalselt, et saada üldsegi 7, et sa tohiks üldse taodelda. Ja siis veel 5 aastat tohiks 8. saada. Et selles mõttes, ja see on kõik põhjusega, see ei ole lihtsalt see, et tead, meeldib õppida või ei saa kohe alguses asja selgeks. Nii, aga nüüd jõuame sinna, mis siis omavalitsuses toimub. Ja nüüd, see on nüüd esimene põhjus, miks meil on ainult 25 inimest alles jäänud, on see, et spetsialistidel puudub väljund, sest seda ei oodata neilt omavalitsustes. Kui sa oled panustanud, ütleme, et mitte 8 aastat, või mitte 13 aastat, aga oled 8 aastat panustanud, siis sa väga ei viitsi minna sinna lihtsalt kelgunööriks ja see on mingi templilööjaks. Nii, teine suur probleem on see, et puudub koormus, kuna väiksemates omavalitsuses ehitatakse vähe. Seega sellel inimest ei ole ka mõtet selle üleval pidada. 3. puuduvad vahendid konkurentsivõimelise palga maksmiseks. Kuskil, ma ei tea, Kihnu vallas, Setu vallas, ma ei tea, Abja vallas, mis Tõrva vald ilmselt. Aga, seda üks slaid vahet ära. Okei, no see on see, et ma tõstsin asju siin ümber, et tulles nüüd tagasi selle Telja alliansi juurde, et tegelikult maja hakkame ehitamisse tabureid 3 jalaga. On tellija, on projekteerija ja on ehitaja. Ma ei hakka küsima, milline jalg on kõige nõrgemal. Et see on tegelikult on tellija jalg. Ja ütleme, et nende projektidega nii juhtub. Aga see nüüd oli väike kõrvalehüpe siin, kuna tegin oma esitlust natuke ümber. Nii, aga riik on pannud omavalitsusele kohustuse korraldada oma territooriumil planeerimise ja ehitusega seonduvad toimingud. Kuid riik on jätnud loomata omavalitsustele tugistruktuuri, ehk siis need samad Setu vald, Antsla vald, ma ei tea, Peipsiääre vald, kui veel olemas on, et nad peavad seda kõik omast tarkusest tegema, aga me nägime, et neil ei ole neid spetsialiste tööl, mis tähendabki seda, et nad tõesti teevad selle põlve otsast tõsi. Tunnustan ka seda, et Eesti riik tõesti siin RKS-ile andis nüüd loa, et nad võivad omavalitsusele tegelikult seda hanketeenust pakkuda. Aga samas selleks, et see hankeni jõuaksid, sellele peab eelnema tegelikult väga pikk protsess üldse, et aru saada, kuhu me tahame areneda oma selle, ma ei tea, valla või linnaga. Ja siin nüüd on ka näide sellest, et see ei ole midagi, mida me ei leiuta jalgratast. Läänemaailmas on see kõik ammu olemas. Siin on maailma kõige vanim institutsioon, ehk siis 216 aastat, 1806, siis kui Eestis oli veel päris orjus. Ja siis nemad lõid omal Riks Baumeisteri ametikoha. Samamoodi Rootsis ongi ta riigiarhitekt, kes pidas 2 aastat tagasi, vist siin samas konverentsil loengu, Iirimaal on ta riigiarhitekt, kõikjal on see olemas. Ehk siis, tulles tagasi, kuidas see eelnev hangetega seotud, et see ongi see, et me peame selle nõrga tooli jala ära parandama, et me saaksime tõesti olla sama efektiivsed ja edukad, kui on soomlased. Ja ilmselge on see, et meie omavalitsused ei hakka saama sellist tulubaasi nagu soomlased. Esiteks, nende omavalitsused on palju suuremad, teiseks ka riigi rahastus, siin käis läbi see Tampere projekt, riik andis 30%. Eestis see üldiselt nii lihtsalt ei käi, et riik nagu omavalitsusele sellises mahus appi, nagu see Soomes toimub. Aga ma tahan jõuda sinna, et tegelikult, et riik ikkagi siin ka Jüri ja Jaani tugeval kaasabil ikkagi tegutseb selle sama ruumiameti loomisega. Ja ma arvan, et tegelikult kogu meie sektor peaks nagu igal pool ka sellest rääkima ja seda suruma, et meil on seda vaja, et me saaksime endale kvaliteetsed partnerid ja et me saaksime teha siis selle järgmise sammu edasi. Et kõige halvem, mis saab juhtuda, on see, et kui sul on nagu üks toolijalg on katki ja me nüüd hakkame rakendama uusi mudeleid ja need kukuvad läbi, siis see paneb lukku selle ilmselt järgnevaks 10 aastaks, mitte keegi ei julge seda enam hakata läbi viima. Et selles mõttes aeg on otsas. Aga ma arvan, et me peame toetama Jüri ja Jaani selle sama ruumiameti, kuidas? Jaan on seal. Saad kas seal? Jah, see on see, et töötad ühes majas siis.
Aga selge, aga ma praegu tõmban otsad kokku, et ma siin pikemalt ajast üle ja üritan rohkem mitte minna. Aitäh! Aitäh, Andro! Oot. Kus sa nüüd niimoodi kohe ära põgened? Ma läksin ajast üle, ma mõtlesin, et ma siis kiiresti... Ei ole hullu. Selles mõttes, et... Kõik tahavad preemiat saada. Et väga... Preemiat tahame kindlasti kõik saada. Aga selleks tuleb aeg. On aega küll. Aga väga põnev ettekanne oli, et mulle meeldis eriti see, et kes siis kaitseb avalikkuse huvi, aga minu arvates vastus paljuski ongi, et arhitektid just seda tegelikult kaitsevad, et nagu sa ütlesid, et arhitekt ei mõtle, kui tellija tuleb ta juurde, ütleb, et ma tahan sellist maja, siis arhitekt muidugi mõtleb, jaa, selline maja, aga ta hea meelega võtab raha, aga ta tegelikult mõtleb, et mis maja järgnevatele põlvedele peaks olema ja mis hoone ja mis see elukeskkond see on. Et tegelikult arhitekti ju ei mõtlegi tegelikult otseselt selle sama tellija peale, kes ta palkab, vaid tema peabki mõtlema kaugemale. Ta mõtleb pikemalt. Ta mõtleb 100 aastat, võib-olla isegi rohkem. Mõne ehituse puhul võib see mitusada aastat olla. Jah, ütleme, et nii see on, aga alati igas valdkonnas. Nii nagu on väga häid arendajad, on väga halbu arendajad, nii nagu väga häid arhitekte, on ka väga halbu arhitekte. Lihtsalt et seda nähakse lihtsalt rahamasinana, et raha teenimise võimalus on, et keegi ei hakkagi sinna panustama, et see lahendus, mis kõige esimene tuleb, see läheb kiiresti välja, et mul on vaja järgmine projekt sisse võtta. Kahjuks tegutseb turul ja selliseid. Ja see ongi see, et näiteks kui me vaatame avalikel võistlustel osalejaid ja kui me võrdleme neid näiteks omavalitsuste hangetel osalejatega, siis seal osalevad täiesti erinevad bürood. Et need odava hangete bürood, võib-olla mõni neist tuleb sinna võistlusele pakkuma, aga nad ei saa kunagi mitte midagi. Et selles mõttes, et see on nagu täiesti teine maailm. Ja siin just eile oli kohtumine Tallinna linnas, siin osa Linnavaramet ja Linnaplaneerimisamet ja kõik, et nad ütles ka, neil on sama mure, et kuidas teatud inimesi või teatud büroosi välistada, sest nad teavad, et sealt ei tule kvaliteet, seal on probleem ja ütleme, et see on teadvustatud, et ütleme, et arhitektid peavad ka ise endale otsa vaatama, et turul tegutseb paraku turusolkijaid ja see on probleem, aga ma siin kasutan juhus, kui saal on ka tellijaid täis, et Eestis on kutsesüsteem ja kui teil tõesti keegi tundub, et rikub mängureegleid, siis palun sellest Arhitektiliidule teada anda, et Eestis on loodud pretsedendid, kus inimeste kutseid on alandatud. Et selles mõttes, et me peame ise ka võib-olla jõulisemalt nii projekteerijad kui ka ehitussektor, et kõik peavad tegelikult ise seda turgu natukene korrastama. Väga hästi öeldud. Ma annan võimaluse publikule ka, et sa siin päris otseselt juba suunasid siin mingid küsimusi kellegile, aga äkki nemad tahavad midagi sinult ka vastu küsida. Kas kellelgi on? No näed, kohe tuli 50 kätt, aga anname esimesele võimaluse. Näppu. Sul jäi nagu püant puudu. Puent ei puudu. Ma ütlesin, mul oli teistsugune esiteks. Aga ma saan aru, et sa ütled mulle, mis see puent on. Ei, aga sa kuidagi pidid tahtsid rääkida sellest, et mis siis teha? Mis siis teha? Ongi tegelikult see, et see, mida riik on nüüd hakanud valmistama, see ruumiamet, et tegelikult see tuleb valmis teha, et me jokutame sellega juba siin, ma ei tea, 5 aastat ja ikka ei ole saadud seda tehtud, et ja ikka on niimoodi, et maatehingud on kõik maaga seonduv, on Keskkonnaametis, planeeringud on Rahandusministeeriumis, ehitus on Majandusministeeriumis, muinsuskaitse on Kultuuriministeeriumis, üks käis ei tea, mida teine teeb, et siis me korduvalt toonud seda näidet, et Valga linn, Haridusministeerium tegi kutseka Valga linna põhimõtteliselt põllu peale, sinna linnaserva andis sinna raha ja siis Rahandusministeerium teise käega annab Valgale raha, et ta need pooltühjad kortermajad linnaservas maha lammutaks, inimesed kesklinna ümber koliks, et teeme kesklinna tihedamaks. Et see tegelikult on meie kõigi raha raiskamine, mis toimub. Ja tõesti, see lihtsalt üks näide, aga ma loodan, et praegune valitsus tõesti on nüüd vist vähemalt poliitikud on mingil määral jõudnud mingile arusaamale, et seda on vaja ja sellega mõistlik edasi minna, et kogu seda süsteemi paremaks teha. Aga nagu me kõik teame, siis valimised on märtsis ja see on nii suur asi, et see kindlasti ei valmi selleks ajaks, aga ma arvan, et eks me peame see ongi, et me peame igal pool tilgutama, igal pool seda rääkima, et meil on seda vaja, et asjad läheks paremuse poole.
kas tahab keegi veel midagi küsida? No näed, siin esirida on väga aktiivne, et seal tagant on ka, oota Ivo, ma lähen viin selle mikrofoni korraks sinna taha, ma annan sulle ka võimaluse, aga ma rääkisin, kui teravad mu silmad on, nii et. Ja aitäh, Katrin Koovlan. Võib-olla, Andro, sa võiksid siin saalis ka selgitada, et kuidas Maa- ja Ruumiamet siis kohalikke omavalitsusi aitaks, sest meil ju teatavasti kehtib Eesti riigis võimude lahususe printsiip. Seda on siin erinevates töögruppides korduvalt nagu arutatud tõesti, et ja seda on ka kogu aeg rõhutatud, et omavalitsuste autonoomia kallale ei minda, et selleks Eestis valmisolek puudub. Et see pigem ongi ette nähtud ütleme, et selle Maa- ja Ruumiametil on muid funktsioone ka, et tegelikult on riigi enda struktuuri korrastamine on üldsegi see, millega ta põhiliselt peaks tegelema, riigi uus üleriigiline planeering, kõik. Aga omavalitsuste puhul on see, et ikkagi ta on vabatahtlik, et kui omavalitsus tunnistab, et tal on probleem, tal on vaja tuge, et tal ei ole endal seda know-how'd, et siis tal on kuskil kuhu pöörduda. Praegu nendel omavalitsustel ei ole Eesti riigis mitte kuskile pöörduda, et ta peab ise selle põlve otsas kõik selle valmis tegema. Ja mööda Eestit ringi käies me näeme, et see, mis põlve otsas valmis saab, see näebki niisugune põlve otsas asi välja. Et pigem me näeme kompetentsikeskust ja siin täna räägitud ka uuringutest, et ega me näeme, et ülepiirilisi, üle omavalitsuse piirilisi uuringuid tegelikult Eestis on väga vähe tehakse. Et see kompetentsikeskus tegelikult peaks tegelema ka selliste uuringud, kõik need rahvastikuprotsessid, et meil jah tehakse, aga see on nagu pisteline, et meil ei ole süstemaatilist, et me saame mingi rahvaloendus on iga 10 aastaga, siis me saame mingi sisendi. Aga see ei ole piisav, et teised riigid monitoorivad, Soomes Helsingi linn ju monitoorib asumipõhiselt, mitte linnaosa põhiselt, kogu aeg. Inimeste sissetulekuid, kuhu liiguvad vanemad inimesed, kuhu on vaja midagi, kus hakkab segregatsiooniprotsess, et kiiresti sekkuda. Me kobame lihtsalt käega mingis pimedas kotis, et me ei tea, mis meil tegelikult toimub ja see üldse, kuhu oleks vaja uusi elamuid ehitada, kuhu on vaja uusi koole. Tõsi jah, nüüd Tallinn mingil määral on hakanud kaardistama, et kuhu neil nüüd uusarendused tulevad ja et sinna oleks nüüd kindlasti ka kool ja lasteaed hakata, aga siiamaani on see olnud kõik isetekkeline ja me lihtsalt tegeleme tagajärgede likvideerimise ja tulekahjude kustutamisega. Aga põhimõtteliselt Tallinn, Tartu ilmselt ei vaja sellist tuge, kuna neil on need inimesed siiski endal olemas ja ilmselt poliitiliselt nad kunagi seda ka küsima ei tule. Aga Arhitektiliiduna me käime ju kogu aeg mööda omavalitsuse ringi ja me kõik ütlevad, et neil oleks hädasti vaja tugistruktuuri, kellega koos toimetada ja olla. Ja teine teema on see, et ega sul on ju riigi tasandil on ju mitu sukest ust, et sa pead... Jah, sul on väga head teemad ja väga ladus jutt. Vahele lihtsalt ütlen selle, et ega Statistikaamet liigub ju ka registripõhisele rahvastikuloendusele ja pidevalt sellisele andmepõhisele online süsteemile, et olekski nagu reaalajas. Aga nüüd, Ivo, viimane küsimus. Küsimust mul ei ole, lihtsalt remark või tänusõnad sulle, Andro, et sa seda juttu levitad. Ja tänu sellele me olemegi saanud ruumiloome või ühesõnaga Ruumiameti idee töösse. Et kui sektoris seda sõnumid ei tuleks, siis oleks ka meil ametnikena väga raske seda tööd teha. Ja ühesõnaga liigume sellega edasi. Kompetentsikeskust meie väikses Eestis on loomulikult vaja. Et nüüd on küsimus selles, et mis kompetentsi seal olla saab. Et täna me räägime hangetest. Siin on ettekandest tuli ka välja, et võib-olla riigi kinnisvara võiks olla üks tugevam kompetentsikeskus ka omavalitsuste suunal. Ma arvan, et abi vajab ka Tallinna ja Tartu mingil määral. Ma ei saa seda kõva häälega ütelda. Ja lisaks seda, et arhitektuur kindlasti tehniline küsimus ei ole. Võib-olla ma tegin keelevääratuse, et pidasin silmas seda tehnoloogilist poolt, et me oleme väga palju rääkinud sellest, kuidas teha paremat arhitektuuri ja paremat tehnoloogiat sinna juurde, aga juhtimisest me ei ole liiga palju rääkinud ja me ei ole rääkinud sellest koostööst, mida see sama Ruumiamet võiks riigi tasandil ka edendada. Ma arvan, et see Ivo kommentaar selle tehnilise asja kohta oli provokatsioon sulle, Andro, et sind veelgi rohkem sütitada, et sa veelgi paremini kõneleksid ja esinetiks. Aga aitäh veel kord sulle, Andro! Aitäh!